kõik ma annan Jeesusele, tema ees ma kummardan. Jumala sõna. Luuka evangeeliumi 8. peatükk. Ja ühel päeval astusid tema ja ta jüngrid paati. Ja ta ütles neile, lähme teisele poole järve. Ja nad sõudsid minema. Ja kui nad paadiga purjetasid uinusta magama, siis tõusis järvel tuulis pea ja paat uhtus vett täis ja nad olid hädas. Siis nad tulid tema juure, äratasid ta üles ja ütlesid, õpetaja, õpetaja, me hukkume. Aga tema tõusis üles, ähvardas tuult ning veellainetust ja need raugesid ning ilm muutus vaikseks. Aga tema ütles neile, kus on teie usk? Ent nad kartsid ja imestasid ning ütlesid üksteisele, kes see õieti on, et tema käsib tuuli ja vett ja need kuulevad ta sõna. Oli võimalus paar tundi tagasi kuulda YouTube'ist ühe ääretult põneva, väärika, veenva vene mehe, kes on professionaalne psühhoterapeut, väga tuntud psühholoog Venemaal, doktor Borovskih. Ja ta töötles samamoodi sedasama evangeeliumi lühikest, nii lihtsat lugu. Ja ta tegi seda võimsalt ja see oli niivõrd inspireeriv, et ma sain sellest innustust, et nüüd siin Vahemere ääres täna 1. novembril see emakeeles uuesti üle lugeda ja jagada seda sinuga. Nii nagu doktor Borovskih seda esitas, loomulikult ma ei kavatse seda mitte plageerida, aga ta väga inspireeris. Arva on jutlusumas nii inspireerivad, et tahaks sellele nagu oma vaste anda. See lugu on niivõrd kõnekas ja tema vägi avaldub selles, et ta on väga lühikene. See sisaldab nii palju erinevaid mõõtmeid, lihtsaid mõõtmeid, ülilihtsaid. See räägib olukordadest, millesse satun aeg-ajalt mina, millesse satud sina, millesse satuvad rahvad, satub tervikuna terve inimkond. Ja praeguse seisuga on see ju niivõrd kõnekas. See imelihtne evangeeliumi lugu Jeesusest, kes vaigistab tormi. Selles kontekstis, milles me kõik siputame. Ja Jumala sõna räägib tegelikult iseendast kõik. Ja seda lahti rääkida on isegi tegelikult liig. Sellepärast, et selleks peab olema hästi rumal inimene, hästi rumal või väga uskmatu inimene, väga suurte seelarvamuste kütkeis, et mitte aru saada sellest, sest see on Jumala sõna. Sellest saavad aru väiksed lapsed, kes saavad aru juba, mis on torm ja mis on paat ja mis on järv ja järve erinevad kaldad. Selleks ei ole siis rohkem vaja järelikult, kui olla umbes 4-aastane, et sellest aru saada. Miskipärast on see lugu kõnetamas inimkonna teadvust. Nii et järelikult on see Jumala sõna. Nii lihtne see ongi. Oma lihtsuses ja selguses. Ja ma usun, et miljonites versioonides on seda eri aegadel analüüsitud. Jutlustes, teoloogide poolt ja nii edasi. On jagatud ta osadeks, liidetud, lahutatud
aga lõpptulemusena joonistub sealt välja ikkagi see peamine faabula. Kui saabub tõeline häda, siis inimese meel ärkab ja ta otsib abi. Need mehed, kes seal paadis olid, teadsid, et nendega on nende õpetaja, kes magas sellel hetkel. Kas sa arvad, et Jumal magab? Minu jaoks on Jeesus Jumala võrd, kui mul on see lihtne. Ta on Jumala poeg, ta on Jumala täieõigeline, täie õiguslik esindaja maa peal, usu kaudu neile, kes temasse usuvad. Kas sina usud? Kui sa ei usu, siis ühe oma õpetaja poole, kes ka kuskil magab. Sellepärast, et tal on aeg magada. Ta näeb, et sa saad oma eluga hakkama. Ja sinu usukaaslased saavad eluga hakkama. Aga kui torm tõuseb ja sa näed, et paat on hukkumas ja surm on silme ees, siis sa hakkad hüüdma. See on umbes see koht, kus võiks sisse tuua selle, et kaevikutes, kuulide all ja pommiplahvatuste keskel ei ole ateiste ega uskmatut. See on vana teada, tõsiasi. Täpselt samamoodi ka selles olukorras. Kui hirm on tõusnud teatava nivooni, kus see muutub talumatuks, siis inimene püüab Jumala poole. Ma pakun välja, et see ei ole veel käes. Praeguse seisuga on solvatud meie mõistus. Minu mõistus on ka solvatud. Aga ei ole veel selget surmahirmu. Me hukkume. Surmahirm tundub olevat. On sealt teispool järve oleval rahval. Seal on vist surmahirm. Nendel kümnetel ja sadadel miljonitel inimestel, kes loevad meie suguseid, kellel on olemas tee Jumala aujärje ette, loevad vaata, et satanistideks. Aga meil ei ole veel nii suurt surmahirmu. Ma veel kordan, meie mõistused on häiritud. Meie mõistused on solvatud. Et meie iseseisvas riigis, meie tillukases Eestis sünnivad sellised asjad. Ja nendes riikides, kus on eestlased laiali, kus nad teevad tööd ja teenivad natukene paksema leivaviilaka, kui nad saaksid iseseisvas Eestis. Nendes piirkondades on inimeste mõistused solvatud. Sõbrad, aga see protsess käib ja see süveneb ja see läheb aina hullemaks. See läheb hullemaks. Ja ühel päeval me seisame silmitsi selge ja ühemõttelise surmahirmuga. Me hukkume. Ja see ei ole mitte kaugel. Ja ma ei ole mitte hirmutaja. Sest ma tean ka, mis on hirm. Ma olen inimene. Ma ei ole väljaspool inimteadvust. Ma olen täiesti tavaline inimene. Selle vahega, et ma usun Jumalasse. Ja tema seatud korda ja tema printsiipidesse läbi Jeesuse Kristuse mäejutluse ja läbi nende tekstide, mis on inkrimineeritavad Jeesusele. Ma olen lahutanud ennast hästi tugevalt erinevatest religioonidest, nii ida- kui lääne kirikust. Ma usun, ma ei ole ainuke. Meid on päris paras karjukene, mis üha suureneb ja suureneb. Ma olen lahutanud. Sellepärast, ma ütlen puhtas eesti keeles, see on kusi ja pask, mida seal levitatakse. Enam jaolt. Seal võib 2/3 olla tõde, aga 1/3 on selge vale. Ja nad teevad seda teadlikult või mitte teadlikult, mind see ei huvita. Ma ei kavatse nendega koos hukkuda. Jeesuse sõnad, Jeesuse isik, tema vaimne kohalolek minu teadvuse juhina, minu issandana on kõige olulisem. Ma usun, sa saad aru, millest ma räägin.
mu sõnadest saavad aru isegi inimesed, kes ei ole kristlased. Nad saavad väga hästi aru, sellepärast, et ma viitasin ennist. Kui sul on oma õpetaja, olgu selle õpetaja nimi mis iganes, ta magab paadipäras. Ja kui tuleb see hetk, kus kohas hirm vallutab täielikult su teadvuse ja sa oled totaalses kaoses, siis hüüa. Ta tõuseb ja vaigistab tormi. Sa saad seda näha. Ja kommenteerib tervet seda sündmust ka sinu õpetaja, nii nagu minu õpetaja ja paljude inimeste õpetaja, issand Jeesus Kristus, kommenteerib sellega, kus on teie usk? Kas te kavatsete igavesti jääda siia sellesse kehasse elama? Mina olen ülestõusmine ja elu on Jeesuse viimane sõnum ja see töötab. Ta on üles tõusnud. Me ei usu lihtsalt mingisse õpetusse, lihtsalt mingisse psühhoteraapilisse valemisse, vaid see on enam. Aga see on juba järgmine teema ja järgmises rannajutluses. Nii et kõik me oleme ühes paadis. Meie, see tähendab sina, mina ja need, kes seda sõnumit vaevusid praegu kuulama. Me oleme ühes paadis. Ja torm vaibub meie tarvis ühel hetkel. Ole õnnistatud, ole hoitud ja kaitstud.